No nii, siin on siis õpilastega reis osa 2, see on teine reis. Niimoodi, et vaatame, kuidas läheb, aga ütlen kohe ära, et ikka orienteerumine, märkide vaatamine, see on ikka poisil väga keeruline, nii et ma ei teagi, kas saab asja või tuleb enne kallutaja peal harjutada. Aga noh, lootma peab parimat. Muidu sõidu poolest ei ole nagu hullu, aga just see navigeerimine ja mõistmine, kus sa asud, see on ikka väga keeruline. Ja no TV-tira märke ei näe absoluutselt. Loogiline mõtlemine täielikult puudub. No, eelmine kord oli niimoodi, et siis et esimest korda ja natuke võib-olla närvis ja pinges, aga ütleme, meie töö juures on seda pingelisust kõvasti, nii et siuke pinge ei tohi nagu häirida. Et eks me vaatame, mis siin saab ja mis direktor pärast otsustab. Et võib-olla on siiski niimoodi, et esialgu on kasulikum kodus kallaja peal harjutada. Aga no vähemalt üritama peab. Nüüd ta peab siia auku saama sõita. Siia ette, aga nüüd peale pühi ka koolmat on nii vähe, ei teagi, kas logistik liidab midagi juurde veel. Et on päris tuua sellega, et siit, mis peale tuleb ja metalli veel, siis on ainult võib-olla natuke üle poole käru, nii et näis, mis siin saab. Läheb niimoodi, et jääb taga peale, siis on lisapinget jälle, et filmitakse. Oi, Kalle, professor, amatöör on ikka väga karm. Ei, ma ei ole tegelikult üldse karm õpilane. Täna ma teengi nagu rohkem sedasi, et ma nagu midagi ette ei ütle lihtsalt. Kus ma näen, et on võimalus eksida, lasen ära eksida ja siis ma küsin, miks ta konkreetselt nippi tegi. Ja ei, sõidu poolest manööverdamine ja see ei ole kõige hullem, et täna hommikul esimeses kohas oli või teises kohas oli väheke probleemi, aga seal ülekätt ajamine ka, aga ütleme, suures plaanis manööverdamine on hea. Algaja koht on väga hea. Et lähme vaatame siis, kuidas seal sees kaupa liigutatakse. Niimoodi see asi näeb välja, et need sinised kastid tuleb meil eest ära võtta, siis saab kauba kätte ja siis lähevad sinised kastid tagasi ja siis läheb meie kaup. No, ütle mulle ka, et mis see kaua me seisime, ilusti paus. 12:24. 12:24. On käima. Niimoodi, alusta nüüd päev, pane nii kaua, kui me koha peal kirjutame asju, pane alusta päev ära. See kellaaeg. Mis see kell on praegu? 9:05. 9:05. Alusta päev ära, siis neid tunde asju nüüd sealt endale lehe pealt ringi kirjutada. Kohad. Alguskoht. Oota nüüd, ootad. Kõik nüüd on see noolest tagasi. Okei, ja vajuta haamrite peale. Oot nii. Ja nüüd see, mis sa eile õhtul tunnid kirjutasid endale, lõputunnid, vaata. Need saad endale kirjutada nüüd alguseks. Nüüd paned esimese nädala tunnid, vaata mis on, ja teise nädala tunnid. Need paned tänase päeva alguseks endale. Sealt eelmise lehe pealt kirjutad maha endale. Ma olen juba tubli, mul on juba kõik tehtud endale. Ma katsun ka kõrvalt jälgida. Täna meil on filmimees ka, et siin on see huvitav tee. Me ei ole sõitnud, siit on äge sõita. Võtad jope ära, oled jopega? Vahtavasti jope ära. Ma panen sulle ka mikri külge. Ei pääse see kuskil ilma mikrofoonita.
Mikrofoon peab olema. mis ta on? Kuidagi ees. No ma tõukasin, võta see link tõmba üles ja tõuka taha. Jalaga, vaata, ma tõmban kontsaga. Ei, veel allpool on. Vot see. Mis esimene teeb? See liigutab seda, kas on, vaata istet niimoodi panna. Selles mõttes ma soovitan seal, kui vaata mingi teise autoga sõidad, eks see ole maitse küsimus, aga vaata, tõstad niimoodi nagu seda esiserva ülesse poole, siis just nagu tundub, et on väheke võib-olla mugavam istuda. Aga näiteks, kui sa sõidad ja see esimene serv sul vingelt üles on tõstetud, siis ta on niimoodi, et vaat need kohad siit alt jalgadel, siit kintsu tagant, need ta surub kinni ja pikka aega sõidad, hakkavad jalad ära surema, nii et selles mõttes on parem, kui ta on suht sile, et vaata jalg, see esimene serv siia vastu ei suru. Praegu on nagu sul okei asend selles mõttes. Vaata rihma tõmbad seda pidi peale. Ma panen selle sulle siia poole külge. Vaata siin sai päris õige aadres sisse, eks ju? Seal läks jah. Nii nagu peab näitama, et aadres oli õige. Et andis tänava nime asjad, okei. Siis see on nagu ülitähtis. Võtan endale ka siia spikeri ette. Näitab mulle, et on avatud. Need ongi niimoodi, et... Näitab, et mööda 60-ndat. Vaata, kas ta näitab sul niimoodi või? See on 62. Ei, vaata, kas näitab nii või näita? Väga hästi, sul näitab õieti. See läheb liiga läbi linna, see siit uus sild, sedasi peab minema, mitte sealt. See läheb otse kesklinna sisse, me tuleme just nagu ümber linna, see on uus sild seal. Seda vaatasingi, et linn on. Sul näitab õieti, mul näitab siin praegu valesti. Nii, nüüd ma panin endale õieti. Meil ei olegi kaugel minna, meil on 24 kilomeetrit. Seejärel keerake paremale. Aga nüüd ongi see teema, et hästi tähelepanelikult, ma katsun juhendada ka. Ei lase sul valesti teha midagi. Aga selles mõttes hinda olukord, see näitab praegu enam-vähem õieti. Kui siit midagi räägib, viskad pilgu peale, kas on õieti valesti. Et see praegu näitab, tundub, et näitab õieti, aga ma arvan, et see näitab ka muidu 24 kilti, aga vaatame. Siis on hea, mitu minutit seisnud on sul? 4. No siis võime minna. Et siis võime, kus ma kuidagi telefon. Ja me võtame selle viimase jupstüki peale ja siis saame minema, kihutada kodu poole. Aga meil saab siit päris triki olla minna pärast. Me peame vaatama, mis kas teed pidi me läheme. Ja et meil on sealt firmast koju sõita umbes 100 kilti rohkem, kui me eelmine kord alustasime. Aga me saame, kui seal nüüd kaua aega ei viideta, siis me saame tegelikkuses väheke varem minema, nii et me saame varem koju. Täna on kellaaeg ka vähe varem. Ei, no seda küll, aga me alles läheme ja meil on 100 kilomeetrit kaugemalt oleme. Aga nüüd sa oled juba peaaegu nagu hästi, nii et nüüd me saame miljoniga manna, siis me saame kiiremini. Niimoodi, lugupeetud vaatajad, meie läheme nüüd Plotskisse laadiva mingi 3-meetrist kasti peale. Ma ise eeldan, et seal on mingid ilmsed vihmaveetorud. Need, mis need plastikust on. Ma ei ole päris kindel, aga ma arvan, ma vaatasin Google'ist, et see tegeleb mingi katusejünnidega. Nii et elame-näeme. Seekord näitab siis kaamera nagu tee peale. Et siis on näha, kuidas Allan kihutab. Aga ei, Allanil tuleb sõitmine iseenesest hästi välja. Allani nõrk koht on navigeerimine. Et selle kallal peab kuidagi moodi, ma ei kujuta ette, kõvasti tööd tegema. Ta hakkab väga kahtlema, eriti kui 2 navi käib, siis ta hakkab totaalselt kahtlema. Ta ei suuda siis otsustada, mida ta teeb. Ja teine asi, mis on tal väga nõrk, tal ei jää visuaalselt tee meelde. Eile sõitsime, siis eelmine reis oli, kus ta tahtis läbi Tšestahova sõita ja kuri vaim küll, tegi eile jälle sama vead. Ma hakkasin kohe kõrval röökima, tead, nagu professori härra.
röökisin, et mida sa kurat teed. Eelmine kord oli, alla ehmatas nii ära, nutma ei hakanud, aga ehmatas jumalast ära. Aga seal oli õnneks edasi, et sai mahasõitu pidi just nagu otse üle minna, uuesti peale tulla, et muidu oleks sinna Tšestahova vahele läinud seiklema, et kõik need miljon valgusvoori ja ei kujuta ette ja ammu sõitnud sealt, et kuidas on, aga no eks harjutamine jääb meistriks. On nii, Allan poiss või? no ikka. No, kuidas see ütlus on, et raske õppustel, kerge lahingus? just. Et see kehtib siin ka väga hästi. Siin vaatajad vidud vaatavad, siis on tunda, et vahepeal on lõigatud. Sest siis, kui ma ei lobise, siis ma seda lihtsalt sõitu pikalt ei näita, sealt ma võtan lõigun välja. Tšõk. Sest kaamera on täna jälle selle koha peal, kust on teda kehva sisse välja lülitada, nii et ma lülitasin sisse, siit 24 minutit minna. Et saame vast siit lihtsalt natuke teistmoodi teelõigud peale, mida ei ole väga ammu sõitnud ja ei ole trehvanud vähemalt minu kaamerasse. Et siit varsti sõidame, siis vasakut kätt on nagu piibid anklevad selle ristmiku peal, mis näitas seda läbi linnasõitu nagu. Ma ise vaatasin, et sinna parklasse sõidame, et siia igaks juhuks, et vaatame, kui koht on, jääme siia, aga kui ei ole, siis saame sinna veel minna. Aga seal no ei ole ka suur, aga noh, siin on vahemaa nii väike, et see ei tähenda meile midagi. Ja see, mis me praegu peale võtame, see läheb maha lool. Loo on seal, kus põhimõtteliselt Tallinnast Narva poole väljasõit on. Seal on loo alev, ma ei ole veel aadressi vaadanud, mis see on, aga see läheb kõige esimesena maha. Ma vaatasin eile seda, kus maha läheb. Seda sa vaatasid, et loo aleviku või? Seda aadressi meil ei ole. Kuidas selle aadressi said? Ei olnud või? Ei olnud. Seal nagu midagi oli. No minu arust ei olnud, seal oli kirjutatud ainult loo alevik. Ja näed, siin on ainult loo alevik. Ja on firma nimi, kui sa firma nime jääd. Firma nime järgi ma sain. Oli loo alevikus või? Jaa. Okei. No siis on selle kohta ütlen tubli eeltöö. Alati tulebki niimoodi tšekata. Aga muidugi peab vaatama seda, mis see aadress on veel eraldi lehe peal ja siis tuleb alati, kui on mingi kahtlane koht, peab küsima logistiku käest üle, sest osad asjad on näiteks niimoodi, et firma küll asub mingil aadressil. Tal ongi seal kõik märgid, aga nad näiteks teevad, no ütleme eriti kui on tegemist ehitusega, siis neil võib maha minna see hoopis kuskile objektile. Vaata, et nad ehitavad hoopis teises kohas kuskil. Et siis tuleb nagu alati üle küsida, et mis teema on, et kuhu maa läheb. Kui ei ole CMR-i peal eraldi kirjas, aga kui on CMR-i peal just nagu kirjas ka, aga vaatad kahtled, siis küsid igaks juhuks üle. Palju täna õues temperatuuri on, kui teil õhtul oli küll nii külm. 4 kraad. Praegu tundus soe, meile õhtul oli küll siuke vastik nagu põhjatuu jaoks, jumala külm. In 400 meters, at the roundabout, take the second exit. Kui oled tähelemal, võib-olla oled näinud ka, on teinekord on Facebookis või kuskil siukseid naljapilte. Mingi kuradi lõunamaalane siuke sõidab rekkaga on ja siis tal on 10 navi akna peale. Aga vaata, okei, no kõik on erineva firma omad nagu. Et okei, ühest küljest ja kui ma teoreetiliselt saan aru, miks seda pandud on, eks ju. Aga teistpidi on see teema, et mida rohkem neid on, seda rohkem see segadusse ajab. Et peab nagu selles mõttes usaldama ühte navi. No maksimaalselt 2, aga meil on selles mõttes, et vaata okei, Google Maps ja see, mis see suur autonavi on. Autonavi ma ütlen, ma ei ole, peab vaatama, kuidas ta veab, et ma seal teda vähekene seadistasin, et no ma eeldan, et praegu ta peaks suht õieti juba näitama. Aga nagu ma enne ütlesin, kui sellel panna niimoodi mõõdud ja kaalud peale, nagu reaalselt auto on,
siis ta hakkab peaaegu igale poole, nii kui kuskile väiksemasse asulasse sõidad, nii ta hakkab vedama mingi kuradi 100-150 kilomeetrise ringiga, hakkab kasutama ainult kõige suuremaid teid ja siis on pekkis. Et selles mõttes see tuleb nagu ise välja treenida või panna, et katsetada, et kuidas näitab kuskile poole. Nii kaua, kui saab siukse kõige optimaalsema variandi. Neid teid vanasti siit sai palju sõidetud, kui me koju käisime, kui neid kiirteid veel valmis ei olnud. Siis sai siit kaudu nagu palju mindud, et Loomsa peale niimoodi, Ostroleka ja Loomsa ja siis käis siin mega andmine suurte autodega. Ja siis kui juba kiirteid ehitati, oli seal õudne segadus sellega ja vaata õudne palju ummikut, siis oli siit ka kasulikum panna. Et kui Saksa poolt tuli tagasi, siis oli kah, kui said kõvasti minna anda, et siis võtsid 10 tunniga poole ära nagu sipsti. Aga see tähendas muidugi nende teede peal mingit mega andmist. Aga üldjuhul tulid niimoodi kuskil Loomsani, tulid ära, et siis sealt jõuab nagu ilusti koju kohe plaks. Et vaatajad, kes siin vaatavad, tulevad need teed võib-olla tuttavad ette, kes on ammust ajast sõitnud. Et see on siin number 60 tee, et lähme Plotski peale. Siin oli vanasti tüdrukuid tee ääres. Sellest on räägitud, Punase selikuga tüdrukud. Luberoidid kutsuti neid. Siis kui kevad tuli, siis öeldi, et näed, et kevad linnukesed juba kohal tee ääres juba laulavad, anna 20 marka, anna 30 marka. Sa ära nüüd selle peale lootma jää, et ma sulle raudselt ette ütlen, sa katsu niimoodi ikka ise sõita. Ma lihtsalt katsun asja niimoodi kontrollida, et me kuskile seiklema ei lähe. Aga ise praegu on hommikune aeg, on hea, oled puhanud, on tibi-jobi niimoodi, et ja lepime nii kokku, siis kui hakkad kahtlema, siis kohe küsid. Et ei tee niimoodi lolli viga, et lähed kuskile valesti, siis ma vihastan, siis ma ütlen kohe, mis sa kurat teed. Aga jäta siuke asi meelde, et kui ei tea, kahtled, alati küsida. Selleks on logistika olemas, värki, mis iganes. Antud hetke istun mina sul kõrval. Näed, siin ongi see piibi, seal paistab vasakul. Ma ise vaatasin ja mõtlesin, äkki saab siia tulla. Sõida maha esimesele teele. Aga me läheme siit ilusti nii, nagu Navi ütleb. Esimesele teele. Liiguge 4 kilomeetrit. Sõida sama teed mööda edasi. Vaata, kas siin oleks ruumi olnud üldse seista või ei oleks. Kuskile serva oleks võib-olla saanud nipa-napa panna ka, kui siin kedagi ees ei oleks olnud. Väga palju ruumi ei ole, väike koht. Selles mõttes peab, vaata, kui ma räägin sulle tee meeldjad, ega ma enne vaatasin, tean, et ma olen siit sõitnud, aga just nagu meeles ei olnud, milline see välja näeb. Praegu mul nagu tuleb ilusti meelde, milline see tee välja näeb. Milline see sild on see, kus me üle läheme ja mis siis, et ma pole ammu siin käinud, ma arvan mingi 2 aastat vast äkki. Vist äkki. Sest ma ütlen siin praegu seda tööd tehes võib-olla olen trehvanud, aga igatahes ma ei mäleta, et ma oleks. Varem ma olen siia kanti trehvanud küll laadima. Aga sellesse firmasse just nagu mitte. Aga mine tea, kohale jõuame saab näha. Kuradi lahe oleks tal mingi siuke pikkade käppadega asi, ta saaks tagant sisse tõugat ja peaks külge lahti tõmbama. See oleks küll hea. Siis see tegelikult ei ole raske, et tehakse ju nendel ei ole, vaata, ei. Nendel suurematel on ju. Ei, ega neil on ka need käpapikendused on olemas.
kindlasti. Aga point on see, et vaata osad alused on nii tehtud, et eriti kui need pikad on, ei saa pikku pidi alla lükata, seal on see klots all nagu. Nagu nendel metalli alustel. Saab ainult ühte pidi võtta. Jah. Ei, metalli saab teisi pidi ka võtta, ta tõstab sellest metalli, vaata ulatub üle ääre. Ta teeb käpad laiemaks ja tõstab sellest kinni. Noh, jah. Niimoodi saab. Sest meil Alpiski, kui vaata külje pealt on peale pandud, kui on siuksed väiksemad värgid, nagu need praegu on, siis neid saab tagant võtta, saab tõstukiga võtta, need ei ole nii rasked. Nii et need saab ka võtta Alpis ilusti rampa ees maha. Ei pea külje pealt võtma, need metallid, need on kerged. No, mis kerged, selles mõttes kerged, et nad on ikkagi alla 2 tonni. 1,5 tonni. Et siis, kui on need kuradi 2800 kilo, 3000 kilo rullid, neid ei saa, need peab külje pealt võtma. See ta võtab Alpis ka selle suure tõstukiga. Siis kui vihma ei saja, ilus kuiv õues on, siis on heast ja tuleb, võtab õues sulle, aga kui vihma sajab, see metall ei tohi vett saada. Okei, sellepärast ma näengi neid, et vahel on nagu väljas vaetud ja... Ja, ei ma ütlen, kui kuiv on, ei ole probleemi. Aga kui on siuke oht, et vihma tuleb, ta ei tohi ühtegi piiska vihma saada. Sest siis vaata laos seisab, ta läheb roosta. Ja. Ja siis tulebki kanalisse ajad. Kes sealt ringi pealt otse minna ei või? Sõidad lubatust kiiremini. Traktor, jalgrattur ja hobene. Ja hobune, jah. See oli see kolmik. Natuke läks ääre kivi peale, ma ütlen, et need ringid võta niimoodi, et mida hakkad maha keerama, vasaku rattaga võtad mööda telgjoont. Siis peab üldjuhul, kui ring on õige raadistega tehtud, tuleb ilusti välja. Lihtne reegel, pöörad paremale, võtad vasakult esimese rattaga, pöörad vasakule, võtad parempoolse esimese rattaga joone pealt. Siis tuleb käru ilusti selle sinu sõidurada pidi. Igavene suur sild, aga seda ehitati ka päris kaua, ma mäletan. No vanasti käiski sealt teisest sillast, mis see linna sild on, aga see jäeti ikka linnast ümber sõit nagu ja see uut silda, seda ehitati ka päris kaua. Aga päris vanaks silda, juba on siin ka, näed, tee on lohkus. Ma mäletan, et siis, kui sild valmis, siis oli kea sõites, jummala sile, aga vaata, kus praegu raputab. Kurat, päris pikka teine. Siin on, jõgi on lai ja soin ja pintsna all ja andis ehitada. Ja nüüd keskendu märkide peale ka. Sest näiteks märkide järgi on üks asi see, et saad aru näiteks, kas navi näitab sulle õieti või paneb mingit paska. Nagu sinu jaoks. Et mõnikord muidugi, kui sul märgi piirkonda tõsiselt jääb koht, siis sa võid muidugi märgi alt läbi sõita peale maa laadimiseks. Aga üldjuhul on võimalus just nagu mingi teine tee, siis peadki jälgima. Siin näiteks me saaks siit vasakult ka minna, just nagu. Aga me sõidame keelu alla sisse. Meil on teisma. Me lähevad hommikul tööle, vaid me hea liiklusse. Põhimõtteliselt minu arust pärast me peame seda teed pidi minema sinna poole. Okay. Nii et katsu nüüd meelde jätta.
ma ei tea, vaata, mis meil navi pärast näitab või mis me ise otsustame, aga ma arvan, et seda teistpidi läheme. See tähendab seda, et me tuleme tagasi või siit ringi pealt teeme vasaku pöörde. Läheme siit linnast välja seda pidi. Siis siit on meil mitu varianti, kuidas minna. Ma peamegi vaatama, milline tee me valime. Kas siis tänapäeval kasutatakse hobuvankreid ka veel päris palju või? Eks külavaheldel ikka, aga enam nii ei ole nagu vanasti. Vanasti oli äge, et pühapäeval sõitsid, kurat siis need olid kirikus hobustega, hobuvankere ja siis osad tulid, et oli traktoriga, hobuse käru oli traktoril taga, siis terve pere istus seal peal ja et siis oligi pühapäeval ja niimoodi oligi jumala jama sõita, et eriti kui hommikul sõitsid. Praegu ma pühapäeval nagu ei trehve, aga ma ei tea, võib-olla praegu käiakse ka väiksemates külades niimoodi, et aga vanasti siit need selles mõttes väiksed teed ja kogu see küladest läbi tuled siis igal pool. Selles mõttes oli see pühapäeval sõit ühest küljest täiesti crazy ja lihtsalt neid kirikusse läksid või kirikust tulid. Ja siis imestasid seda, et esiteks vaatad, milline see traktor välja näeb, igavene vana ja värki. Ja mendid midagi ei ütle, neil on põllumees nagu püha loom ja jumala vahv, tuleb see hobuse käru on taga ja kõta, laseb mööda teed. Meil oleks politsei juba tollal niimoodi läbi tõmmanud, et vähe ei ole tead. Oi näed, siin on kontroll väljas, pärast tagasi tuleme, siis on lootust, et äkki võtavad ja kontrollivad meid. Aferistid siin väljast. Siin nad saavad kaaluda, kui tahavad ja. meetri järel sõida otse edasi, seejärel sõida ringteele. Jälgi nüüd märke. Sõida otse edasi, seejärel sõida ringteele. Vasak rida jah, siis vasak rida läheb vasakule. Vaatasin, kui seda aga veoauto tuli. 50 meetri järel sõida ringteele ja sõida ringteelt maha kolmandale. Läheb. Sõida maha kolmandale teele. Väljuge ringtee. Exit the roundabout. Liigub 1 kilomeeter. ...900 meetri järel pööra paremale. Meetri järel pööra paremale. Kus see nüüd käsib keerata, see käsib siit keerata. Käsib kohe keerata. Tõttu ma vaatan. Aga telefonist näitab, et... Keera siit. Keeran siit. Mul näitab, et mine edasi. Ja, keera siit. Siin vahet ei ole. Siit näitab on siit ja suurem tänab. Lähme siit, vaatame siit. Sada meetri pärast keerake vasakule. In 100 meters, turn left. Pööra järgmisest vasakule. Keerake vasakule. Turn left. Pööra järgmisest vasakule. Oota, seisa. Mul autot. Mine, keera. Kakssada meetri pärast keerake paremale. Turn right.
200 meetri järel pööra paremale. sama hoone pudmat. ja siit peab nüüd jälgima, kus seokad seisavad seal. paistavad, aga kus see sisse sõitnud on, peab siit vaatama. oota hästi maha, kas me peame kaarega tõmbama vist. jah. siin, seal on sõidukad seisavad, ära lase edasi. lase tal ära keelata, sul pead natuke siit võtma kaarega, sa tõmbad üle äärekivid, võt sõidukad seisavad. võta keera väheke vasakule ja siis keelad siia peale. no nii keela. näed, nüüd tuleb ilusti täpselt äärekivi joone juures. muidu on niimoodi, et järsult, siin on jällegi see küsimus, next action, mis sul vaja teha on. teinekord võib-olla sul on sõidu eesõigus, siis näitadki käega teisele, et sõit kõrvast, tema ei jaga, et sa tahad korraks vastassuunda minna või niimoodi. 200 meetri järel pööra paremale. vaata nagu seal see vilgub, ma arvan, et pane sinna sappa vilkuma, siis ma lähen uurin seda värki, kuidas see asjandus siin käib. siin praegu väga segased, vaata osad on just nagu ringi keeranud ja mis teema siin sellele on. aga panegi sellele taha kohe seisma. magasiin, näed vaata siin Poolas on näiteks nagu magasiin on peale kirjutatud. magasiin tähendab ladu. okei. ja siis sealt lähed tavaliselt kõigepealt küsid ja kui ta ütleb, et sa pead võib-olla büroosse minema või kuskile, siis küsid, kus büroo ja värk on. aga see läheb edasi vähekene. oota, vaata, mis me teeme. no okei. ma uurin asja natukene.